Kui me nüüd korstent hakkame valima, siis meil tulebki teada, millist kütust meie kütteseade kasutama hakkab. Kui me võtame tänapäeva kaminad, siis kaminate valiku juures on samuti erinevad kütused. Näiteks pelletikaminad kasutavad pelletit, on olemas ka hübriidkaminad, mis kasutavad nii tahkekütel halupuukütet kui ka pelletikütet. On ka olemas gaasikaminad, mille kütus on juba hoopis vedelküte. Seda peaksime samuti teadma siis korstende projekteerimise juures juba algselt. Samuti järgmine teema on see, et tuleb teada, milline peaks olema siis selle korstna diameeter ehk suitsulõõri läbimõõt. Ja selle kohta leiame me tavaliselt andmed siis kütteseadme tootja ette antud siis kas kasutusjuhendist või dokumentatsioonist. Samuti peaksime väga täpselt teadma, kas me ühendame korstnaga üks või rohkem kütteseadmeid. Üldjuhul tohib ühte lõõri ühendada ühe kütteseadme, kuid erandiks on võimalik sinna ühendada ka kaks kütteseadmet, aga see eeldab seda, et nende ühendusvahe peab olema minimaalselt 60 cm. Nad on varustatud mõlemad siibritega ja peavad kasutama mõlemad ühe samasugust kütet ning nad peavad ka asetsema ühel ja samal korrusel ja ühes ja samas korteris. Ehk siis, kui meil on juba tegemist sellega, et näiteks meil on hoones kaks kütteseadet, millest üks on saunakeris ja lähtume, et saunakerise temperatuur, suitsugaaside väljundtemperatuur on kõrgem kui 400 kraadi ning me sooviksime paigaldada ka kaminat, siis see eeldab seda, et meil peaks olema korstnas juba kaks suitsulõõri. Ja selle jaoks, et nüüd kaks suitsulõõri sinna saaks, siis seda tulebki arvestada korstna valikul. Et näiteks metallmoodulkorstnad on ühe suitsulõõriga, et see on kindlasti üks väga tähtis punkt, mida korstna valikul tuleks arvestada.